Tere õhtust, on hilissuvi ja pihlapuus on marjakobar ja Kaja Kallas ei astu tagasi ja Eesti meedias jätkuvalt käib trall ja tramburai ja alustab meediakriitika saade. Stuudios on Andri Kiige ja Sven Sildnik. Tervitus. Ja hilissuvine uudis on siis näiteks selline, teeme väikse sissejuhatuse sellega kohe, et Vene numbrimärkidega autode ümber on siis puhkenud probleem. Valitsus on otsustanud siin 5 päeva tagasi või 6 või palju neid 7 päeva tagasi. Tuli uudis, et valitsus on otsustanud piirata Vene numbrimärkidega autode sissetulemist Eestis. Igati mõistlik otsus, aga sealt arenes asi edasi ja tekkisid ka arutelud selle üle, et kas tuleks hakata Vene numbrimärkidega autosid konfiskeerima ja see ei ole siis juhtunud mitte ainult väljaandes nimega Minu aeg või mõnes muus marginaalses kanalis, vaid seda räägivad siis tõsise näoga, sirge näoga täiesti päris poliitikud. Mida arvata asjast? Kas peaks autosid hakkama ära võtma putinistidelt Eestis Vene numbrimärgiga autod kõik võõrandada? Kas on hea idee? No aga kui tuleb Vene liberaal, aga tal on ju ka Vene numbrimärgiga auto, siis see ei ole õige. Mina ei poolda niimoodi. Minu mõelest esiteks ei tuleks üldse ära võtta ega trahvida. Põhjamaine komme autosid põletatakse. Rootsis põlevad autod kogu aeg. Ja. Et selles mõttes see on poolik lahendus. Kui siis Euroopa kombärgi ja autod põlema, nii nagu Pariisis, nii nagu Malmöös, nii nagu peab. Mina olen nõus sellega. Igati nõus, et see on selline, ütleme, igati pädev lahendus. Seal ei ole vaja mingit seaduslikku raamistikku, see on tavaõigus. Juba vanad viikingid põletasid kõike. No. Miks siis mitte autosid? Ja. No see on igati toimiv lahendus, nii nagu on ka toimiv lahendus näiteks hammaste ravimine, ütleme pärasoole kaudu ja kindlasti toimib mitte sama hästi kui suu kaudu, aga siiski kuidagi mingil määral toimib. Ja sama lugu ka siin, et mis saaks olla valesti selles, kui ütleme tulevad, ma tean, Navalnõi toetajad pagevad seal Vene putinistide tagakiusamise eest, et kuidas mõjutada neid putiniste. No selge pilt, et neid sama põgenenud Navalnõi lasi hakata ahistama, võtta ära kõigepealt nende autod. Kui sellest siis ei piisa, siis tuleb minna nende säästude kallale. Sest autod, nagu me kõik teame, hävitavad maailma, mõjuvad kliimale halvasti, aga erand tuleks teha elektriautodega tibladele. Neile tuleks maksta preemiat. Et nemad on ikkagi planeedipäästjad tiblad, mitte mingid suvalised bandiidid, kes lasevad selle maailma õhku ja hävitavad ära ja siilid surevad. Et jah, see on, ma näen siin palju puudusi, aga mõte on õige. Mõte on õige. Et põhimõtteliselt lähtuda sellest loogikast meie annaksime mõned soovitused ka, ütleme, erinevatele teiste elualade inimestele, näiteks jahimeestele või karjakasvatajatele, et viimasel ajal on aastaid lambakasvatajatel olnud probleem, et hundid kipuvad lambalauta, lambaid murdma, eriti noored hundid ja kuidas selle vastu võidelda, aga lahendus on siin ilmne, et võiks proovida oma lambaid hirmutada ja peksta, sellepärast, et kui oma lambaid hirmutada ja peksta, hirmutada need ära, siis saab sellega apelleerida huntide südametunnistusele, et neil hakkaks lammastest kahju ja et nad hakkaksid kaaluma rohkem taimed toite. Või sööksid ise ennast ära. Või sööksid ise ennast, jah. Et see on umbes samasugune süsteem. Miks me sellest üldse räägime, tegemist ju justkui ei oleks meediateemaga, aga paraku on küll. Ja tegemist just vastupidi ainult meediateemaga ongi. Tegemist ei ole mingi sisulise poliitikaga. Tegemist on puhtal kujul meediale suunatud populismiga. Keegi Vene numbrimärkidega autosid keegi hunte hirmutamaga või huntide, ütleme, toidumenüüd korrigeerima sellega, et ta hakkab hirmutama lambaid. Ma saan aru, et mingi raamistik, seaduslik raamistik oli olemas juba ammu ilma. See oli. Ja, aga millegi pärast ei tulnud kellelegi pähe hakata trahvima või midagi muud tegema. Ja miks? Sellepärast pea on väike ja sinna ei mahu kõik mõtted korraga, ükshaaval, kõigepealt kliimamõte ja kui see on peas, siis muud mõtted sinna enam ei mahu. Või siis teine võimalus, et said kõik tegelikult aru, et ehkki see seaduse raamistik, mis siis Euroopa Liidu sanktsioonidest justkui tuleneb, ei olnud ka võib-olla kõige nutikam ja päris maailmas, nagu paljud Euroopa Liidust tulevad asjad, võib-olla päris maailma ei adapteerunud nii hästi peas, ideena õilmitses nagu heledasti, põles nagu peerg heleda valgusega, aga päris elus ei valgustanud. Aga saab ju lihtsamalt, kui saaks üldse kuidagi, teoreetiliselt, ma arvan, et saaks ju piiri kinni panna. Et kui see igasugune sagimene seal Venemaa vahet on halb, et miks siis sellest trahvida? See tuleks üldse välistada selline liikumine. Vaata, aga siis ei saaks ju keegi üle piiri. Just nimelt, polegi vaja käia
Mida nad tulevad mõnel on ikkagi vaja endiselt käia, et näiteks on vaja Saksamaal gaasi. No siis mingu Saksamaale, mis ta siia tuleb, siin ei ole gaasi. No ma pean silmas seda, et aga kui ütleme gaasi vajab Saksa riik Venemaalt, et kuidas sa siis täieliku sanktsiooni kehtestad? Siis tuleb ikkagi osalise sanktsiooni kehtestada. No niimoodi, et pisikesed lurud oma autoga ei saa üle piiri, aga kui tuleb, ütleme, tsisternauto, mis viib gaasi Saksamaale, siis tema võiks eriloa alusel saada. Huvitav, kust ukrainlased gaasi saavad? Seda ma ei tea. Huvitav, mis riigist see gaas tuleb? Kardan, et see tuleb ikka Venemaalt vist. Aga ma arvan, et kui ukrainlastel on hea, siis see sobib ka sakslastele. Siis peaks sobima. Ma muidugi ei tea, mina ei ole spetsialist, ma ei tea, kui palju tegelikult Ukraina üldse gaasi kasutab praegu. Üldiselt on selge. Vanasti oli see igasuguseid torusid täis, risti ja võiki. Vanasti oli, aga Ukraina muidugi oli ka transiitriik, et mis sellest peab nüüd Raivo Vare rääkima, kuidas see transiit on praegu organiseeritud. See on huvitav küsimus, me peaks selle nagu selgeks tegema. Meie vist ei oska seda selgeks teha, aga Raivo Vare... Võib-olla peaks guugeldama. No niimoodi ta selgeks saab. Igal juhul tundub niimoodi, et see auto, Vene numbrimärkidega autode konfiskeerimine, ehkki meie siin mõlemad oleme teada tuntud, ütleme, kui mitte rahvusšovinistid, siis kindlasti väga, üle keskmise isamaalised rahvuslased ja tundub, et me ei kiida seda vist kumbki heaks või? Aga ma näen head tahet, eks ole, meil on peaministril idaprobleem, verine idaprobleem, tuleks nagu midagi teha, mida me teeme. Ütleme, et me hakkame trahvima neid autosid, Vene autosid. Sa pead silmas, et ta justkui üritaks niimoodi tähelepanu mujale saada oma põletavalt probleemi. No jah, et just nagu asi oleks ühele poole kaldus, et kallutada nagu teisele poole. Ma saan aru, et meil ka käisid mingisugused struktuurid firmades, kes ajavad Venemaaga nagu äri, neid pidi olema siin 600, küllalt palju, kõiki korraga jõutud ette võtta, siis osadel hakati kõrvu rullima. Et see näitab, et meil on ikka siuke õige sanktsioonide ja Ukraina-meelne riik. Olgu see peaminister, mis ta on, aga riik on õige. Moraal on meil endiselt tugev. Moraal on tugev, teod on meil kehvad, aga moraal on tugev. No mõte on hea. Tahame hästi, välja tuleb halvasti, aga me tahame hästi. Me jõuame Kaja Kallase juurde täna kindlasti tagasi. Meil on saate viimane teema paraku jällegi on pühendatud Kaja Kallasele, et me nüüd nii väga tahaksime Kaja Kallase teemal rääkida, aga väga raske on mitte rääkida. Kui Kaja Kallas astuks tagasi, me ei ütleks ühtegi sõna. Ma luban. Nii kui tagasi, ma unustan selle nime ära. Pole olnud. Mis Kaja? Mis Kallas? Ma ei mäleta, ma ei tea. Pole olnud sellist. Mees sõnast. Läheme edasi, õigemini mitte läheme edasi, vaid üldse läheme oma esimese teema juurde. Meil selline asi on täiesti olemas tegelikult. Ja selle tõestuseks kuvame meie selja taha teile kõikidele vaatamiseks järgmise lingi. Ja see on siis tegemist on väliseestlastele suunatud lehega Estonian World Review, mis oli siis üks peamistest kanalitest, mis kuvas seda eelmist uudist, mida me käsitlesime. Siit aga tuleb siis meie esimese teema päris link ja see on siis Juhan Parts, kes osales Viru Keemia grupis toimunud arutelul, kus räägiti kõikvõimalikest kliimateemadest ja pettusid kibedasti need, kes lootsid, et Juhan Parts istub maha. Ja hakkab Grete Thunbergi juttu rääkima. Ja hakkab Grete Thunbergi peenikse häälega rääkima sellist ütleme, kitse häälega rääkima mingid rohejuttu ja läks hoopis teisiti. Ja tundus niimoodi, et oli seal veel näiteks akadeemik Aaviksoo, kes ka, ütleme, ei rääkinud kitse häälega Thunbergi juttu ja oli seal üldse. Ja see asi läks väga käest ära. Asi läks käest ära ja räägid seal poliitset ja ebakorrektset juttu. Sven annab vaatajatele väikese ülevaate, millest seal räägiti ja millised tema muljed. Üks sõber kirjanik saatis lingi ja soovitas vaadata ja helistas mulle veel, et ma kindlasti vaataksin seda asja, mis sealt lingi pealt tuleb. Ja ütles, et tema jaoks oli see täiesti nagu ärkamisaeg, nagu läks esimest korda sinimustvalged lipud välja tulnud, see oli nii teistmoodi, et see oli kohe nagu, see oli vägev. Ja siis ma otsustasin nagu väike eelarvus. Nagu Hirvepargi miiting. Mis vägevad sealt nii väga saab tulla, et räägivad seal mingisugust keemiagruppi juttu, aga ei, päris hea. Ja Parts tõesti võttis ette kogu selle kliima asja, ta oli hästi ettevalmistanud, raamatuid lugenud, ma saan aru, ta oli mingi Euroopa tagurlaste institutsiooni jaoks mingisuguse kliimatõrje projekti umbes kirjutanud, et rääkis selget juttu, ütles meile valetatakse, see kõik on möla, mis aetakse. Et seal pole mingit alust, pole teaduslikku alust, pole mitte midagi, lihtsalt on mingi sõge kammimine. Ja kui ma ei eksi, siis ta tõi veel väga kena paralleeli, et kõik on võtnud endale selle kliima mõtte pähe, juba jooksevad saba seljas kliima tuleviku poole, aga mäletame, kunagi võtsid inimesed marksismi pähe ja hakkasid sellist marksismi asja tegema ja me teame, kuidas see eksperiment lõppes, kui palju oli ohvreid,
väga palju. Kui halb see elu oli, ma ei tea, kas sina mäletad, mina mäletan seda päris hästi. Endise pioneeri ja pioneerilaagri liikmena mäletan ma kõike seda suurepäraselt. Mina mäletan seda isegi tudengina. Nii et see ei olnud tore. Ei olnud. Üks asi kohe võib välja tuua, mida näiteks üks keskseid asju, mida ütles Juhan Parts ja ta ütles palju keskseid asju, see oli neist üks kesksem, et kõige kallim energia on tuule- ja päikeseenergia, ehk siis unustage see jutt sellest, kuidas me läheme järjest soodsamaks ja maailma päästmine on just see odavam ja soodsam ja kasulikum ja jätkusuutlikum. Tuule- ja päikeseenergia, et asjad on vastupidi ja ühikud olid seal, rääkisid väga selget keelt ja põhimõtteliselt, mida ütles Partsis, oli see, et minnes tuule ja ainuüksi tuule- ja päikeseenergia peale minnakse enam-vähem samasuguseid kasuteguri peale, nagu oli Vana-Rooma impeeriumis. Me teame, et Vana-Rooma impeerium oli orjanduslik kord. Oli, nii et sealt oli väga oluline sisend tegelikult tuule- ja päikeseenergia on sama tõhus nagu orja pidamine. Et ühikud olid umbes sellised, et ühe sisse pandud ühiku kohta näiteks tuumaenergia korral tuleb välja 70 ühikut energiat, näiteks kui sa ostad orja või tuuleveski, siis tuli vist 1 2 ja tuule- ja päikeseenergia puhul vist on kuskil 1 4 või natukene vähem. Umbes nii. Et ühesõnaga me läheme tagasi Euroopa juurte juurde Rooma impeeriumisse ja loodame, et see impeerium ei hukku barbarite ja mandumise tõttu. Ühesõnaga, progress, nagu näha, juhib meid Rooma impeeriumi suunas, aga see ei olnud isegi keskaeg mitte, et see oli... Ei, see oli kaugel enne keskaega. See oli antiikaeg, ütleme nii. Me liigume hoolselt antiikaja suunas. Mida sellest jutust arvata, kuidas kommenteerid? Mina ütlen selle peale, et tegemist on uhuuga, mida Juhan Parts räägib. Ja miks nii? Et olen kuulnud mitu korda nimetamas, tõsi, võib-olla mitte kõige ütleme, säravamaid geeniusi, ka meie enda saadet uhuuks. Ja selles saates on seda sama juttu täpselt, mida rääkis siis Juhan Parts. Nagu me vaatajad kindlasti teavad, räägitud juba mitte ütleme kuid, vaid juba võiks öelda aastaid. Ma isiklikult mäletan ühte saadet, ma arvan, see võis olla eelmise aasta esimesest poolest, kui ma tegin väikese uurimuse sellest, milline on elektriautode kasutegur võrreldes diiselautodega, siis oli vist veel, ma ei ole kindel, kas võis olla isegi teiseks saatejuhiks oli Jaanus Vogelberg või juba Ivan Makarov, igatahes oli, jõudsin ka mina nii-öelda, see oli siis ei olnud vist veel Heidelbergi ülikooli uurimust või juba oli esimesena, aga olid veel lisaks paljud ADAC-i, siis mingi rahvusvahelise autoorganisatsiooni erinevatel aastatel tehtud uuringud ja juba siis oli selge, et see suhe on vähemalt, ütleme võrdne, kui mitte ja kui siis üldse siis elektriautode kahjuks ja isegi kui see ütleme kulukus ja saastavus oleks nii-öelda vahetusaastavus oleks enam-vähem võrdne, siis elektriautodega pikas jooksus tekivad sellised keskkonnaprobleemid, mis ei ole seotud heitmetega otseselt, aga mis on seotud muu reostusega, näiteks kõik võimalik see akude. Mida seal välja kaevatakse kõike, mida seal korraldatakse, see on ju kaunis õudne. Mis võib muidugi aja jooksul lahenduse leida, et just on tulnud on tulnud turule värskemad, eks ole, uued akutehnoloogiad, rääkis Parts ka sellest, et need tehnoloogiad, millest räägitakse, ei ole veel olemas. Ja nii kaua kui pole tehnoloogiat, nii kaua ei ehitata elu nende järgi ümber, mida ei ole. Tee oma tehnoloogia valmis, testi teda kuskil mingi mõistlik aeg, vaata, mis juhtub ja siis hakka maailma parandama. Aga ikkagi Parts rõhutas kogu aeg seda, et kogu sellel kliima, see teooria on nagu, see on vale, see on lihtsalt vale ja valele ei saa nagu rajada ühiskonna, ma ei tea, mis siis on, ühiskonna ümberkorraldamist väga radikaalselt. Kehtivat realismi ei saa. Ja halvemaks korraldamist, nagu me kõik väga hästi teame. Ja millele Parts ka korduvalt rõhus, ilus oli vaadata, täitsa nagu rõõmupisar tuli silma, kus seal jälle keegi ütles, mingi komitee on jälle kokku, et mingisugune komisjon hakkab asju otsustama. See on ju põhiseaduse vastane, mingid komisjonid ei otsusta meil asju, et meil siin katku ajal komisjonid otsustasid ja mis sellest välja tuli. See nimetatud teadusnõukogu, nii palju kui mina aru saan, oma soovitustes mitte ühtegi korda ei viidanud, mitte ühelegi teadustööle. See ei ole teadus. Teadus alati viitab millelegi. Teaduse nii-öelda, mis tahes teadustegevusest jäävad jäljed, inimesed teevad uuringuid, neil on võimalik tagantjärgi viidata selleks, et teisedki saaksid need uuringud. Aga näed, kui seda õiget uuringut ei ole, siis tuleb lihtsalt anda määrus välja või soovitusmääruse tegemiseks. No mida veel ütles Parts? Ütles näiteks, et meie elektrihinnad, millest siin räägitakse, et on soovitatud ära harjuda, et öelda, et need elektrihinnad, mis on praegu on tulnud selleks, et jääda, need ongi tegelikult normaalsed, et varem, ta ütles Kaja Kallas, et varem me nautisimegi Euroopa kõige odavamat elektrit. Parts ütles ka selle kohta, et sellest hinnast aetakse täielikku jama, et praegused elektrihinnad võtavad igasuguse
õigus või põhimõtteliselt ei ole võimalik rääkida mingist investeerimisest, kui sul energia sisendhinnad on 3-4-5 korda kallimad, kui nad tegelikult turukonjunktuuri järgi peaksid olema ja ressursside järgi. Meil on ju põlevkivi, eks ole, meil on olemas see elekter, me lihtsalt mingitel põhjustel ei kasuta seda. Aga sinu lohutuseks ma ütlen, saates oli üks naispankur või pangatöötaja, naistöötaja pangast, kes küll tundis ennast veidi nagu ebamugavalt kogu selle asja juures, aga ikkagi nagu jäi endale kindlaks, et pangad ikkagi finantseerivad neid roheprojekte ikkagi nagu täiega, et ei maksa muretseda, et see ikkagi need roheprojektid on ikka väga head ja need ikka raha saavad ja nii ja nii ja nii. Eks nad on pankadele tulus äri ja on selge praegu, et pangad seda asja suruvad kõvasti, et teine teema, aga probleem on. Pankasid juhivad politrukid, siis ei ole mitte midagi imestada. Varsti nad investeerivad kogu oma raha laste kohitsemisse, usu mind. Ma ei kahtle selles, et erinevad, kui selleks võimalus avaneks mingid meditsiinisektoris, juhul kui meil läheb samamoodi nagu Kanadas on juba, ütleme, suur samm, mille poole on astutud, et laste soo muutmine ongi hea äri, kui riik selle kinni maksab. Jah, et see on väga reaalne äri. Nagu me nägime ka näiteks vaktsineerimine väga hea äri. Oi, paremat ei olegi. Paremat ei ole. Kulaag oli ka päris hea äri omal ajal. See kindlasti oli äri mõistes oli ta riigile väga kasulik, et suur osa infrastruktuuri Venemaal selle abil ehitati. Nii et kes soovib, siis vaadake Postimees selle asja siis avalikuks tegi ja on tore tegelikult. Tõesti soovitan vaadata, see on nagu hämmastavalt sõõm värsket peeru lämbu ja ütleks ma selle kohta. Väga hea saade. Vaatame meie järgmise teema juurde. Selline lugu Põim Kama on avaldanud arvamusartikli Keskerakond valis muutuse ja neile, kes ei tea, siis Põim Kama näol on tegemist suhtekorraldajaga, aga meie ei ole küünilised inimesed, meie Sveniga oleme lihtsad inimesed, kes usuvad inimesi ja usume ka Põim Kama, et võib-olla tõesti on siiras arutlus, võib-olla on, et inimesel istus kodus, teleka ees, inimesel hakkas süda valutama Eesti poliitika ja Eesti ühiskonna pärast ja vaatas seda, mis Keskerakonnas toimub. Üks selline inimene on veel. Kes? Praegu nimi ei tule meelde, istub kodus ja valutab süda. Nii, ja tema oli ka teine olemas, oli siis Põim Kama, kes siiralt tõesti niimoodi ja tahtis panustada ja vaatas, et selline valimine käib ja kirjutab ka arvamuse selle teemal. Täitsa omakasu püüdmatult me võime seda vähemalt proovida uskuda ja vaatame siis, mis mõtteid Põim Kamal sellest murest sündis. Aga nüüd on muidugi see probleem, et kohe tuleb siit pealkiri, et Keskerakond valis muutuse, see tekitab nüüd kõige esimese kahtluse minus. Siiamaani ei olnud ühtegi kahtlust, nüüd on järsku kahtlus, et äkki ei olegi sündinud südamevalust ja mures see artikkel. Keskerakond valis muutuse, kuidas kommenteerid, kas on selline üsna jõuline järeldus või? No üldiselt, kui firmas tippjuhtkond välja vahetatakse, siis ei valita muutusi, vaid muutused on juba juhtunud, asi on juba halb. Asi on juba nii halb, et päid tuleb veeretama hakata. See on juhtunud, muutus juhtus juba ära. Keskerakonnal läks halvasti. Valimised läksid halvasti. Kõik on halvasti. Ja kas me nüüd teame, et nüüd, kui Kõlvar sai puki, nüüd läheb kõik heaks? Ei. Ei tea, aga siis kuidas on järeldub, et Keskerakond valis muutused, et mille poolest Kõlvart nagu on muutus ja Tanel Kiik ei ole muutus, et oskad sa mulle seda fenomeni seletada? Kõlvart ei ole vist olnud küll suur süstimisaktivist. See väike vahe nagu on, et seda ta ei olnud. Seda vist ei ole, aga mis ta nüüd seal? Ta on sportlane, ta on tubli sportlane, tal on tann või on tal mitu tanni koguni. Igal juhul ta on hea sportlane. Ta võib jalaga näkku lüüa. Ja, oleks väga vaja. Ma ei saa aru, miks saad aru, sa istud kiigega, ma ei tea, toas mitu tundi ja ei löö jalaga näkku. No ma ei saa aru. No, minul on raske isiklikult aru saada. Võib-olla oskad kuidagi seletada. Minu meelest see ei ole sportlik. No, mina, kui ma loen, et keegi etteulatuvalt, ütleme, räägib seda, et keegi valis muutuse ja ennustab sellisel viisil tulevikku, siis tekib minul alati kaks mõtet, et neist üks on see, et see inimene on ütleme, tarbinud mingeid aineid või siis teine võimalus on see, et ta valetab lihtsalt ja ta soovib. Võib-olla ta on prohvet.
ta on prohvet ja ta soovib kuulutada mingit sellist tõde, mis juhataks inimesed, ütleme, juba temale teadaolevale teele. Ja siin on tegelikult isegi mõned prohveti kuulutused nagu selles loos olemas. Näiteks see, mis juhtub järgmistel valimistel ja üldse, mis hakkab juhtuma, millised koalitsioonid hakkavad juhtuma. No üldiselt, kui ilmalik inimene hakkab esinema prohvetina, siis minul tekib alati suur küsimus, et kas ei ole tegemist mingisuguse suhtekorralduse eksperdiga. Aga võib-olla me nüüd näeme ikkagi tonti siin ikkagi kolli, kapis ei ole tegelikult ja me oleme liiga küünilised ja võib-olla tuleme ikkagi tagasi ja püüame ikkagi siiralt edasi lähtuda sellest, et inimene heast kui inimene on prohvet, siis ta, ütleme, jämedas joones öeldes oskab asju ette kuulutada. Kas kodanik Kama on tuntud selle poolest, et ta midagi ette kuulutanud siia? Ei, ta on tuntud selle poolest, et ta on kommunikatsioonispetsialist ehk suhtekorraldaja. See on tema eriala kahjuks. Siis ta vist ei suuda midagi ette kuulutada. Ei usu, jah. Ta lihtsalt ajab seda juttu, mille eest talle makstakse, eks ole. Selline kahtlus jääb, aga me tahame olla lihtsalt ikkagi, ütleme, sellised mitte nii küünilised, me tahame olla natuke lapsemeelsemad. Tahame uskuda. I want to believe. Aga üldiselt on see prohvetluse asi keeruline, sellepärast, et Vanas testamendis oli päris palju prohveteid. Üks sai välja heiteid, nii palju kui ma mäletan. Selles mõttes minu arust Kama ei sobi, ta nagu ei vasta, seda ta ei ole teinud, minu teada ei ole teinud ja hästi ei sobi prohvetiks. Aga on prohvetitel veel mõned omadused, et üldiselt see tuleviku ettekuulutamine on ainult üks asi. Tavaliselt prohvetid ütlesid, läksid mingi kuningur, taksid mölisemad, kui asjad on valesti. See kuningas olid põhimõtteliselt kaabakas ja olid kõik valesti teinud. Nii. Situatsiooni analüüs, et asjad on praegu nii, eks ole, nii, siis ütleb, kuidas tuleb teha. Võt nii. Vaata, kuula kuningas. Mina siin, eks ole, ma just sõin natuke, nüüd mul on kõht täis ja ma räägin sulle, kuidas asjad peavad käima. Nii, on halvasti, eks ole, tuleb teha hästi. Ja kui sa nüüd hästi ei tee, siis on see ettekuulutus, et siis see seal üleval kerab sellise jama kokku. Siga ka ei söö. Et põhimõtteliselt jah, praegu on nii, on vaja teha nii ja kui sa ei tee, siis juhtub see. Et tegelikult see prohvetlus on nagu Vanas testamendis selline nagu hoiatus. Et kohe, kui sa nagu aru pähe ei võta, siis tuleb karistus. Et selles mõttes see lugu siin ei ole mitte mingisugune prohvetlus. Ei ole, me peame selle maha kaugel sellest. Et võtame selle maha, et tegemist on prohvetiga, ei ole prohvetiga. Vale prohvet, see on vale prohvet. Aga anna veel võimaluse Põimkamale, et Põimkama kirjutab näiteks nii ja siin on nüüd 2-3 lauset, kannatage ära. Kõigepealt, selge eristumine oli ka nägemuses, kas Keskerakond peaks praegu iga hinna eest valitsusse pürgima. Kõlvarti seisukoht oli, et Keskerakond ei peaks olema valitsuses Reformierakonna väikese partnerina, vaid ehitama tugeva platvormi järgmisteks kohalikeks valimisteks ning tõusma potentsiaalseks peaministriparteiks aastaks 2027 ja teeb, see on minu kommentaar vahele, ja teeb sellest Põimkama järgmise järelduse. See näitab poliitilise realiteedi mõistmist ja seda, et Kõlvart on enda jaoks asjad läbi mõelnud. Mida näita? Mitte midagi ei ole siin läbi mõeldud. Mis jutt see on? Millest ta räägib üldse? Mis asja ta läbi mõtles? See on vist realiteeti, mis läbi mõtleme. Et ka Väike Peeter nägi seda, me teame muinasjutte Väiksest Peetrist ja Suurest Peetrist, kus Väike Peeter ka tajus seda sama realiteeti, et ta ei tahaks olla väike partner, kellele jäävad alati tühjad peod. Kas see teeb temast kuidagi, kas see näitas, et Väike Peeter oli asjad enda jaoks läbi mõelnud? Või jäämees ötsi? Minu mõelest ikkagi see vale prohvet on ka ühe õige asja öelnud, et tõenäoliselt Keskerakonna reiting kukub lähitulevikus. Seda ei ole väga raske ennustada, jah. Tõenäoliselt. Ei tea, me näeme nüüd, kas ta siis on nagu suur vale prohvet või väike vale prohvet. Et hoiame selle loo meeles, vaatame reitinguid, kas kukub või ei kuku. Ja kui ei kuku, siis on kohe selge, et asi on nagu täielik jõuramine. Kui kukub, siis võib vaadata, võib lugu üldse edasi lugeda. Sageli tuleks nende prohvetite ennustused meeles pidada ja lihtsalt 2-3 kuu või 2-3 aasta pärast üle lugeda ja panna kausta vale prohvetid ja kui juttu hakkab jälle midagi seal heietama, mis tuleb või mis on läbi mõeldud või mis kuidas läheb ja kellega koalitsiooni teeb ja milline reiting on, siis pannakse lauale kaust, näed, sa valetasid siis prohveti ettekuulutused tuleb söötükiga laua jupile kirjutada ja lauda ukse külge naelutada, seal on need olemas ja kõikidele võtta ja võib neid kontrollida. Võib ka mälu kasutada, lihtsalt jätta meelde, Kama ütles nii. Veel, mina annan ühe võimaluse veel Põimkamale, et võib-olla siiski siin lihtsalt inimene on libastunud, aga tegelikult tahab arutleda avalikust huvist lähtudes. Kirjutab ta näiteks nii. Eks kõneleb Kõlvarti võit sellestki,
et keskerakondlased on kaotanud usu erakonna vanasse kurssi, mida esindasid Jüri Ratas ning tema kandidaadina Tanel Kiik. Nad eelistasid stagnatsioonile muutust, isegi kui see tähendab teatud riske. No nii, hea Sven, ole sina hea, telgi mulle, kuidas järeldub või millest üldse järeldub, et nüüd stagnatsioonile järgneb mingi muutus ja missugune muutus? Minu arust ei olnud tegemist stagnatsiooni, vaid globalismiga. See oli niisugune mõnus globalistide partei. Võib isegi öelda progressivismiga. Ja tantsusaate ja progressipartei oli see. Ma üldse ei saanud aru, milles seisnes see platvorm, millega valimistel käidi. Sina väidad, et Mihhail Kõlvart ei lähe tantsusaatesse? Võtan endale praegu volitused ja ütlen, ei lähe. Vaidlen vastu. Aga siis ju jätkub, siis ei ole mingit muutust, siis ju stagnatsioon ja globalism jätkuvad ja sotsialism jätkub või mis asi see on, kommunism. Õige järeldus ja täpselt nii saabki olema, sellepärast, et vahet ei ole juba Mihhail Kõlvart, kellest enne räägiti, kui suure konservatiiviga tegemist on, teatas, et ei hakka tagasi võtma seda niinimetatud abielu võrdsuse, mis iganes seadust. Just. Seega ei ole konservatiiv. Mitte mingisuguseid muutusi ei ole. Oli homopartei, jätkab homoparteina. Tubli, homod valivad edasi. No, teeme mingi kokkuvõtte, et kuidas sinu mulje on siis, kas ikkagi oli arvamustekst või on hoopis millegi muuga tegemist? Tegemist on sogaga. Aga täpsemalt? Seda saab ka liigitada, nagu me teame. PR. Tegemist on tõesti PR-teenusega, täiesti puhtakujulise tellimuslooga. On näha, et inimene, kes ei tea tegelikult ta ei ole politoloogiaalase kompetentsiga, on hoopis suhtekorraldaja, on tulnud ja kirjutanud täiesti erapooliku loo, mille eesmärk oli näidata Mihhail Kõlvartit nii-öelda muutuse toojane, mis on vist üldse kõige populaarsem refrään poliitikas üldse, et meie toome muutuse nii-öelda. Kõlvartiga on võimalik. Jah, Kõlvartiga on võimalik ja nii edasi, et on selle eest saanud raha ja see, et selline asi ilmub justkui arvamusena, on puhas pettus, valija, või õigemini siis lugeja, mitte valija, ka valija, aga lugeja enne kõike petmine ja eksitamine. Miks Eesti Päevaleht sellist asja avaldab? Arvamustoimetus ilma, et oleks selgelt kuidagi nii nagu turundustekstide puhul on kirjas, et tegemist on turundustekstiga, miks ei ole suhtekorralduse juures kirjas, et tegemist on suhtekorraldustekstiga? See võiks olla. Ja isegi kui seda seal kirjas ei ole, ütleme, reklaam on ilmselgelt, igaüks saab aru, et on reklaam, võib-olla ei olegi vaja juurde kirjutada, et kui inimene on juba harjunud reklaame nägema, võib-olla kui ta on ka sellist suhtekorralduse nagu niisugust jõuramist nagu lugema, et ta saab aru, mis see on. Aga see võiks olla mingi kvaliteet, see võiks olla, mõnikord ju reklaamid on ka toredad. Seal on mingisugune nutikus või mingi esteetika või mingisugune loovuselement. Selles loos nüüd mitte midagi sellist, mida sa loed, et okei, et sa saad aru, et see on vale ja see on raha pärast tehtud. Aga vaata, kui hästi kirjutab, eks vaata, mis laused on. Vaata, kus nüüd ütles on. Ja okei, see kõik on vale, aga ta teeb seda nagu šefilt. Ma ei leia siit ühtegi kohta, mida välja tuud. Sina oskad tuua, see on üks hea koht, et see on selle loo parim lause. Selle võiks panna nagu suurelt välja võtta. On siin selline lause olemas kuskil? Käsitöö mõistes oli see üsnagi, ütleme, mitte midagi ütleme tekst. Hall keskpärasus. See on väga ilusti veel öeldud. Mis näitab seda, et ikkagi nagu sellel turul on ikkagi väga nõrk olukord, et sellist asja saab maha müüa suhtekorraldusena. Lihtsalt me võime teha ka väikse reklaami, et tegemist on ettevõttega Tuum Consult, kes on selle teenuse osutaja. Selge. Kui te tahate sellist teksti saada, siis tellige see sealt. Tuum Consultist, nii nagu ilmselt on hind soodne, et kiirelt saab nii-öelda lühikese ette teatamisega saab, nähtavasti on tellinud selle sealt Mihhail Kõlvart. Et spetsialist kama valmistaks selle toote. Ma ei ole kindel, et seal ongi väga palju teisi spetsialiste hetkel. Tundub, et 2022 põimkama lahkus Powerhouse'ist, mis on vist Janek Mägi ettevõte ja veel mõned, kas või on Mägi see lainuomanik, ma ei tea, igal juhul vist asutas uue Tuum Consulti esialgu tundub, et võib-olla Tuum Consult ongi. Igal juhul seal võib olla veel teisi töötajaid, seda ei saa välistada, aga kindlasti tuleb rõhutada, et kui te tahate just sellist asja saada, et siis kindlasti peaks selle asja tegema just see sama kodanikkama. See oleks siis kindla peale minek, aga meid ootab nüüd ees järgmine teema ja see teema võib-olla natukene laiali valguvam ja ei ole nii aktuaalne kui sellele omakorda järgnev teema, mis saab olema Kaja Kallasest, aga teeme väikese põike Eesti kultuuriellu ja vaatame, mis toimub kultuuriajakirjanduses. Ei ole viimasel väga palju näha selliseid väljaandeid nagu Kultuur ja elu, vist veel hingitseb, aga on olemas. Jah, aga peaaegu vee all
no, Akadeemia on olemas, Looming on olemas, Loomingu raamatukogu on olemas, Sirp on olemas, isegi Plektrum on olemas, öösel tehakse saadet, huvitav on vaadata. Ja on olemas ka Müürileht. Ai kui hea, see on üks hea leht. Ma tunnistan ausalt, ma olen korra tellinud Müürilehte. Tead miks? Ei, ma ei tea, ma tahaks teada. Ma seletan sulle. Ma ükskord sattusin Müürilehte lugema, see oli ammu. See oli väga ammu. See ei olnud, siis ei olnud ta veel nii progressiivne leht. Seal olid intervjuud noorte kirjanikega, need olid nii idiootlikud. Ma olin täielikus vaimustuses, et sellist soga ajavad näost välja. Siis ma tellisin. Sealt ei tulnud enam seda soga, seal kas mingi muu soga tulema, siis ma lõpetasin tellimuse. No, vahepeal on toimunud Müürilehes suured arengud ja leht on leidnud omale selge niši meie kultuuri ajakirjandusmaastikul ja mis see nišš on, seda näitab Müürilehe arvamuskülgede monitoorimine. Seal on nimelt olemas arvamusküljed, kus lakkamatult vaatajad peamiselt ilmub igasugu materjali ja mõned näited teie ees. Me ei hakka neid tekste, ma hoiatan. Nõrganärvilistel palume ekraanide eest lahkuda. Siin on meil siis neist esimene ja üldiselt moodustavad need tekstid. Tegemist ei ole, ütlen kohe välja, tegemist ei ole mingisugust tohutult välja otsitud asjadega, vaid see ongi täiesti tavaline materjal ja umbes selline ongi kogu selle väljaande. See ei ole nagu kultuurimaterjal, see on ikkagi nagu just nagu selline ühiskonnateemaline niisugune vasak, äärmuslik, aktivistlik dogmaatika. No ma palun siin, eks me otsustame, siin on esimene näide teie ees ja näiteks selline lugu hirvesilmadega enamlaselt või bolševikult nimega Jens Jaanimägi on kirjutanud näiteks loo Kväärid vabastagem end kapitalismi ahelatest. Et kõlab nagu, tulevad pisar tuleb veeres silmanurka. See on ikka jube küll. Meelde tuleb. Kuidas need kapitalistlikud lurjused julgevad? Ta alatus on nii alatu. Meenub lapsepõlv ikkagi, kui sunniti veel sellist Eesti homo estoonikus sunniti kuulama aeg-ajalt homo sovetikuse või mingisuguseid lugema, ütlema. Millised olid tol ajal kõige parteilisemad lehed? Mul ei tule meelde, kas võis kuskil peldikul? Kõik olid, absoluutselt kõik olid. Ja, aga kas ei olnud ka mingid päris sellist partei häälekandjad, mis... Oli ajakiri Eesti Kommunist. Ja Eesti Kommunist, et näiteks sattusid kuskil välikäimlas, ütlema, keegi oli rebinud seal. See pandi kaasa, kui sa tahtsid näiteks pikrit tellida, siis sa pidid tellima selle Eesti Kommunist, siis keegi pidi ju tellima mingil põhjusel. Ja isegi homo soveetikus ei võtnud seda juttu seal tõsiselt, seda tõepoolest leidis peamiselt kas pikriga kaasa panduna või siis seda leidus ununenud maa kemmergutest sealt meil oli ta pliidi ees seal tulepuude kastis, kuigi seal oli jube raske, ta oli kriit paberi peal, ta põles halvasti, aga midagi pidi ju selle kommunismiga tegema, siis ta põletati ikka kuidagi ära. Aga seda ma tunnistan ausalt, et näiteks seal, mina ei mäleta seda aega, ma olen pärast nagu võrgust näinud vanemaid väljaandeid, et seal oli mingil hetkel olid täiesti nagu hipidisainiga, nagu Lenini näod olid kaane peal, niisugune 60ndate õhustiku vaimus, väga ilusad. Ja just selle loo juures ka, et see lugu on täielik savi ja aru ja otsata jõuramine. Illustratsioon seal kõrval oli kiivritega tüübid. Meenutas seda sotsrealismi, kus olid kiivritega kaevurid või ehitajad või kuskil seal mingi slaki hunniku kallal nokitses mingisugune kiivriga isik. Mis oli see väljaanne, kus töötas Dovlatov oma Eesti perioodi jooksul? See oli mingisugune Tallinna ajaleht. See oli Tallinna, mitte mingisugune... Ma arvan, et see ei olnud ajakiri. Ta tegi sinna mingeid olmelisi nuppe, kes leida Peipsi vaatamas. See oli just kommunistlik välja, ei tule kohe välja. Kõik olid kommunistlikud, siis olid kõik lehed ikka kommunistlikud, aga eraldi oli veel ainult kommunismist. Näiteks mingil hetkel oli nii, et... Kas ei võinud olla Komsomolska Pravda või midagi sellist? Võis küll olla, jah. See on selline pealkiri, aga ma arvan, et ta oli samasugune, nagu siis oli, mis nad siis olid, Rahva hääl või Noorte hääl või edasi. Võib-olla pisut hullem selles mõttes, aga ta kirjeldab väga hästi seda dünaamikat, kuidas seal oli, et seal oli selline parteisõdur, plaseerunud parteisõdur, kes enam ideed ei uskunud, aga kes hoolitses sellest, et see sisu saaks valmis toodetud. Toimetus, ütleme, moodustati 2 sorti inimestest. Ühed olid sellised libedad pugejad, kes üritasid kuidagi endale karjääri haljale oksale jõuda selle partei liini kaudu. Suurepärane raamat Kompromiss kirjeldab seda. See on eesti keeles. Mul on hetkel autos praegu, ma leidsin selle juhuslikult. See on võimas teos. See, kuidas see tegelik elu ja siis milline joomine, hooramine, dementsus seal on ja sotsialism ja millised kuivad, sellised elust irdunud, täiesti abstraktsed, õudsed lood seal ilmusid. Ja siis nende lugude saamislood ongi ju see raamat. Ja Joomarit ja kultuuritegelased moodustasid siis selle toimetuse teise poole. Tegelikult igati
ausad inimesed, kes sõna otsas mõttes kuritarvitasid seda süsteemi, kuna sealt õnnestus vähe tehes saada endale normaalne äraelamine, mille eest siis pärast mindi osteti pudel viina kapaga ja tehti kultuuri. Ega sa ei taha praegu vihjata selle müüri lehes on mingid kultuuriinimesi. Ma tahan öelda, et mitte midagi sellist siin ei ole. Et kui Eesti ajas, ütleme, Eesti aja või Vene ajal nõukogude Komsomolskaja Pravdas võis olla pool toimetuses tegelikult, ütleme sellised, peitu pugenud kultuuriinimesed. Küsimustes ja vastutes töötasid igasugused lahedad tüübid nagu Vanappa ja nii ja naa. Oli olemas, aga siin ei ole. Need inimesed erinevad Komsomolskaja Pravda autoritest päriselt usuvad seda. Ja see ei ole ainukene. Võtame siit edasi järgmine lugu näiteks. Juhtkiri. Kväär tuleviku poole. Kahtlemata! Kas mingi asi segab härrased? Ja siin on meil siis järgmine hirvesilmadega bolševik, enamlane sattunud pildiga ja sellised nad ongi. Tänapäeva bolševikud ei ole enam revolutsioonilised madrused, vaid on hirvesilmadega madrused. Kas see tuleb mingist keemiast, kui inimesel on silmad niimoodi? Ei tea. See on östrogeeni, ütleme kõrgenenud östrogeeni tase võib-olla ja madalam testosterooni tase. Kindlasti on. No sellised lugusid siin on palju, näiteks siis veel selline võrdsuspoliitika programm 2035 ehk võimalused võrdsemaks. Me leiame siis kultuuri ajalehest millegi pärast võrdsuspoliitika programmi ehk poliitilise programmi hoopis. Ei olegi enam mitte lihtsalt poliitika, vaid ongi ainult üks poliitik, see on võrdsuspoliitika. Väärvõrdsus. Kväärpoliitika, kväärvõrdsus. Ja selliseid asju on palju. Miks me sellest räägime? Põhjus on ainult üks. Et ei loeks seda. Ärge lugege tegemist. Ei ole erarahal põhineva ajakirjandusega. Tegemist on siis ajakirjaga või väljaandega, mida annab välja sihtasutus. Kultuurileht. Kultuurileht, just. Ühesõnaga, need on kroonukväärid. Need on kroonukväärid ja kes neid üleval peab? Sina. Sina. Ma näitan nüüd õigesse kaamerasse. Sina pead oma maksurahast, sina, kes sa valid EKRE-t ja Isamaad pead oma maksurahast üleval neid kväärilippe lehvitavaid hirvesilmseid sotsialiste paraku. Politrukke. Tulevasi hävituspataljoni võitleid. Hirvesilmadega hävituspataljoni võitleid ja meie tahame tuletada meie vaatajatele meelde, et kui peaks võim vahetuma ja endiselt ei ole minu prohvetlik etteennustus, et Kaja Kallas on järgmiseks saateks tagasi astunud veel täitunud, aga ta täitub kindlasti. See saade ei jää viimaseks. See saade ei jää viimaseks, see tuleb järgmine ja Kaja Kallas astub ikka tagasi, siis ühel hetkel võim peab vahetuma ja kui see võim vahetub, siis tuleb sihtasutuses Kultuurileht teha ümberkorraldusi. See saab olema heteroleht. Algusest lõpuni hetero. Heteroks, aga rahvuslik kultuur vajab ka kaitsmist, kui sihtasutus Kultuurileht edastab tegelikult lihtsalt täielikku vasak radikaalset propagandat, nii äärmuslikku kui võimalik. Räägime mingitest kväärrevolutsioonidest ja võrdsuspoliitikatest ja millest, siis kust tuleb see päris rahvuskultuuri? Ära unusta kliimat. See on kliimat täis, nii et mustab. Kas on sihtasutuses Kultuurileht mõni isamaaline ja rahvuslik? Ei ole. Mitte ühtegi? Kas tõesti ei ole? No, kui oleks, siis oleks üks isamaaline rida selles lehes 10 aasta jooksul. Ei ole. Kas sa tahad öelda, et Eestis ei ole tegelikult hetkel mitte ühtegi riigi rahastusel isamaalise ja põhiseaduse vaimus tegutsevat kultuurilehte? Akadeemia oli kõige tagurlikku, ma ei ole kaua lugenud, ma ei tea, kas see enam on. Võib-olla on, nii et täiesti lootusetu olukord siiski ei ole. Aga ülejäänud sellest on rooming täiesti pekki läinud. Kõik see pikk nimekiri, mida me enne lugesime, need kõik see on täiesti pekkis. On muutunud kväärkultuuriks. On. Kommentaarid peaksid olema vist liigsed. Kui see on pseudoteema, olgu siis tegu pseudoteemaga, mulle tundub, et tegemist on tegelikult päris tõsise teemaga Eesti kultuuri hetke olukorra mõttes, aga jätame selle siis sinna paika kõikidele endale läbi tunnetamiseks ja läbi mõtlemiseks, mida sellest arvata. Meid ootab ees nüüd järgmine ja viimane teema, mis loomulikult on Kaja Kallasest, millest muust me saaksime rääkida, kui Kaja Kallas iga kord, kui ta suu lahti teeb, annab sellist informatsiooni, mis kergitab alati inimeste kohal tohutud küsimärgid ja neid küsimärke on põhimõtteliselt tänaseks siis Tallinna linna kohal nagu hõljuvad nagu tsepeliinid. Sest viimased küsimärgid hakkavad haituma, sest selge on, et nii kui räägib, mis ta teeb, jälle valetab. See ei ole, olid võib-olla ajad, kus tundus, et sellise, see on natukene utreerimine, päris nii inetult ei tohiks öelda. Täna need päevad on ilmselt läinud, me võime vist kokku leppida, et kui
Kaja Kallase kohta öeldakse, ta valetab, siis see täpselt nii. Siis see tähendab, et ta räägib. Kõigile. Siis see tähendab, et ta räägib. Täpselt nii. Hakkame siit, läheme selle paturegistriga siis edasi. Vaatame. See epopea kõigepealt on selge, et see on muutunud absurdiks ja tundub nii, et ka valitsusvõim kahjuks hakkab siis selle tagajärjel muutuma järjest absurdsemaks, ja tundub, et Kaja Kallas ja Reformierakond ja kogu koalitsioon ei saa hetkel vist sellest aru, milline on tegelikult üleüldine mainekahju just Eesti sees. Õnneks ei saa aru, las see mainekahju kuhjub, las see kasvab, las see tõuseb taevani, las ka kõige rumalam ja poolemeelsem inimene saab aru, millise jõleda kambaga on tegemist. Sellel mündil on ka teine pool, et üks asi on nüüd mainekahju Kaja Kallasele isiklikult ja Reformile, koalitsioonile, aga teine külg on see, et kui meie oleme mitmal korral tegelikult rääkinud sellisest 1933-4. aasta analoogiast, siis ka see oht on siin olemas, et mainekahju kannatab praegu tegelikult kogu Eesti valitsusvõim ja kogu Eesti poliitiline sektor, et me mäletame see sama. Aga kannatab asja eest, mitte ilma asjata. Asi on ju halb. Asi ongi ja oleks seal normaalseid inimesi, oleks ammu lõpetatud. Esimese nädalaga oleks leitud mingisugune kas või halvem peaminister, aga see jama oleks lõppenud. Või pange siis see peaministri koht kinni, või sa kedagi asemele panna. No praegu mis ta ikka teeb seal nii väga? Leidke keegi teine, kes ehitab maja. Ei ole siis Eestis ühtegi inimest, kes maja ehitab. Mõni ikka on ju veel. Kui 30-ndatel oli peamiseks probleemiks poliitiline lehmakauplemine nii-öelda, siis erakonnad panid tuima, siis tegelikult see on võib-olla mitte päris sarnaseks muutunud. Praegu on pigem nii, et on tekkinud teatav klikk ja seda enne kõike just praeguse progressiivse liberaalse koalitsiooni puhul, kus inimesed lihtsalt on hakanud, räägivad mõttetusi ja ei vastuta. Ehk et keegi tuleb ja räägib, ütleme, teeb niimoodi piltlikutes kaameras niiviisi ja selle peale võiks kui viisakas kultuuriigis tekkida reaktsioon, kõik imest, et mis nüüd, ja sa ei saa tulla näiteks pressikonverentsi. Sa oled, et kultuurilehes mõnes võiks tekkida mingi reaktsioon. No peaks ju tekkima. Oletame, et on valitsuse pressikonverents ja peaminister tuleb ja teeb 30 minutit järjest nii. Kestvad tormilised kiiduavaldused. Hästi öeldud. Aga praegu on tekkinud täpselt selline olukord, kus just nii ongi. Sellepärast, et praktiliselt iga intervjuu või kord, kui peaminister Kaja Kallas pääseb meediasse ja midagi ütleb, siis põhimõtteliselt ongi täpselt see sama. Isegi kui kohe ei ole selge, et valetab, selgitatakse mõne aja jooksul välja. Selles mõttes ajakirjandus teeb head tööd, üldiselt ikkagi nagu suled sahisevad ja see ongi väga kahtlane, et kuidas meie siuke hästi treneeritud südametunnistusega ajakirjandus niimoodi oma lemmikule, kõri kallale on läinud. Aga ilmselt on asi nii ilmne. No ei tea ikka, kas... Isegi kui on. Et isegi meie ajakirjandus saab aru, mis toimub. Aga võib-olla tõesti on asi nii halb. Vahepeal siis möödunud nädalal me meenutame järjekordselt Kaja Kallase neid momente, et nimelt rääkis ta, et Arvo Hallik, tema meesterahvas käis, või tema abikaasa käis kapos täis julgeoleku kontrollis. Aga vale, et selgus, et mingid esiteks ei käinud täisjulgeoleku kontrollis. Teiseks, mis asi üldse on täisjulgeoleku kontroll, et on kapos julgeoleku kontroll, mida tehakse siis teatud juhtude, teatud seaduste raames. Täis tähendab, et oli ebakaine julgeoleku kontroll. See on rahva keeles meditsiiniliselt alkoholi joobes. Et selgub, et käis lihtsalt vestlusel ja kokkuvõttes tegemist siis katsega jälle, põhimõtteliselt nagu Kaja Kallas kogu aeg teeb, et ta manipuleerib sõnadega ja üritab jätta millestki teistsugust muljet ja kasutab selles mõttes täiesti süüdimatult. Ei ürita rääkida tõtt, vaid üritab rääkida ebatõtte, valet ja see tuleb tal väga hästi välja. Selleks, et näidata asju talle sobivas valguses. Ja ei olnud see ainukene juhtum muidugi, et mida ta siis järgmine asi, mis tal probleemiks oli ta siis eelmisel Riigikogu erikomisjoni istungil, kus ta väitis, et on oma raha teeninud, mille ta siis laenas 350 000 eurot, on teeninud selle, kuna ta oli väga hea advokaat. Ei usu. Väga hea advokaat ja oli mitmes advokaadi büroos partneriks. Ja probleem tekkis siis nüüd sellega, et sellel järgmisel istungil Mart Helme... Ei saa ka öelda, et ei olnud. No Mart Helme ütles, et kontrollis äriregistrist ja tõepoolest mina kontrollisin ka äriregistrist ja ei leia sealt ühtegi märki sellest, et Kaja Kallas oleks olnud Võib-olla oli mingi lähedasem suhe
no ma ei ütle, et oli, ma ütlen, võib-olla oligi partner, kellegi partner. Aga tundub, et mitte advokaadibüroo partner. Ja, muidugi... Selles mõttes võib isegi olla pooltõega tegemist. Partner küll oli, aga mitte osanik kui selles mõttes. Küsime kõigepealt, mis asi on partner üldse, et tundub niimoodi, et see ei pruugi alati, loogika ütleks, et olla partner, see tähendab, et sa oled osanik ettevõttest. Ja see on tavapärane käsitlus, selline ongi, et sa oled osanik ja näiteks vaatasin, praegu esitatakse just selles samas Tark ja Koo või siis Tark advokaadibüroo, kus oli Kaja Kallas enda sõnul üks partner, praegu on näiteks 3 partnerit, on seal 3 inimest ja kõik nad on ka osanikud, eks ole. Ja äriregistrist vaadates seda ajalugu selgub, et Kaja Kallasel mitte kunagi osanik olnud ei ole. Sama lugu siis Modi Borenius. Mingi arusaamatusega. Kindlasti on tegemist vähemalt mingi arusaamatusega, aga mitte ainult tõenäoliselt. Ja tundub niimoodi, et Kaja Kallas tegelikult, mida see partner tähendab, et on kuulda, et mõned bürood on aeg-ajalt kasutanud, ütleme, sellise nimetuse puhul, mingit, et pakutakse kellelegi mingit partneri, justkui, ma ei tea, kuidas seda nimetab, paketti, et ei ole osanik, aga nimetatakse... Nagu portfellita minister. Jah, et nimetatakse... Ilma osata, ilma mingisuguse majandusliku osata siuke osanik. Et nimetatakse osanik ilma osata. Ja osanik ilma osata, partneri ilma osa sul ei ole niisama omanik. Võimalik, on teoreetiliselt võimalik, et tehakse mingi diil, et on mingi, ütleme, ettevõtlus, firma ettevõtlustulust veel näiteks see niinimetatud partner saab mingisuguse osa, aga jällegi oleme me jõudnud siia... Siis võiks panga väljavõtte olla selle osa kohta. Võiks, et jälle ütleme niimoodi, me juba oleme sellise täisjulgeoleku kontrolli libedal jääl selle niinimetatud partneri teema. Et ühesõnaga osanik ei ole olnud. Ei ole olnud. Näha ei ole kuskilt. Näha ei ole ja küsiti selles teises Riigikogu erikomisjonis nüüd, et palun esitage mingigi dokument, mis näitaks, et te olete kunagi partner olnud, nagu te väitsite. See partner olek nagu tuli jutuks sellest, et kus sa raha said. Jah. Ma teenisin hästi, ma teenisin hästi sellepärast, et ma olin partner, aga partner teenib hästi siis, kui ta on osanik. Ja, aga kui see osanik ei ole, siis sa nii hästi ei teeni, siis ole partner või ära ole, aga kus sa raha said, on ikkagi üleval. See küsimus on nüüd üleval paraku ja Kaja Kallas keeldus andmeid esitamast, ütles, et tema neid andmeid ei hakka rohkem komisjonile esitama. Selle põhjus ka. Ja, toome selle välja, siin on meie taga siis veel kohe tuleb järgmine, oli juba vist õige slaid, et Kaja Kallas keeldub edaspidi erikomisjonide dokumentide esitamisest ja hakkas siis põhjendama seda Kaja Kallas. Ja me just arutlesime, et miks neid dokumente oleks vaja esitada, et tõepoolest oleks vaja tõestada, et üldse partner oli, et me saaksime aru. Kui sul on suur summa raha, mida sa enda väitel väga kergekäeliselt huvitumata, kuhu see raha läheb, miks seda kasutatakse, võta need 300-400 000, tee mis tahad. Ei tundu nagu päris selge jutt olevat. See võiks tulla kõne alla, kui inimesel on, ütleme, 10 miljonit. Ta oleks Bill Gates ja tal on... Kui ta 10 miljonit, siis ta võib anda oma abikaasa 350 000, et hea küll, võta. Ära vingu. Võta, ära peaasi, et sa ei nuta, eks ole, võta ja kasuta, aga pane tagasi. Nagu ütles Peeter Oja. Aga ühesõnaga, üritades jätta muljet, et on väga palju teeninud ja see on tema üks väike raha umbes, tuleb välja, et ei õnnestu see tõestamine. Ei õnnestunud. Ja nüüd ei taha ka paberisi näidata. Ja põhjendas seda siis Kaja Kallas sellega, et kuna tema usaldust on rikutud, siis tema enam Riigikogu korruptsioonivastasele erikomisjoni dokumente ei esita. Sven, ole hea, palun näita mulle, kus Kaja Kallas osutas, kuidas tema usaldust rikuti. Mitte kuskil ei osuta. See oli lihtsalt mingi lause, mis ei tähenda mitte midagi ja ma jäin sügavalt seda lauset lugedes mõtlema ja juurdlema selle üle, et kas see usalduse rikkumine, kui see usaldus on nüüd selline asi mingisugune. Mis üldse see, millisest usaldusest me üldse et kas see on nüüd selline füüsiline asi, mis ära rikuti, et kas on vandalism, mis murti pooleks keskelt, vammustati kuidagi tükk küljest ära või on see mingi tema selline meeleseisund, tema nagu keha osa peaaegu, see on tegemist just nagu mingi rünnakuga, nagu löödi ammas välja. Väärkohtlemine. Väärkoheldi tema usaldust. Mul oli nii hea olla, mul oli usaldus ja siis see usaldus nagu kisti välja kuidagi. Mis asi see on? Mis paragrahvi alla? Ei saa aru, millest mina tunnistan, ma ei saa isegi aru, millisest usaldusest on, et ma ei näe, kus Kaja Kallas usaldas otse vastupidi, teda ei usaldatud, sellepärast ta seal komisjonis oligi. Ja samamoodi ei usaldanud ka Kaja Kallas ise seda komisjoni, nii et seda usaldust, millele ta osutab, tegelikult ei ole kusagil üldse olnud, see on välja mõeldud usaldus. Kui te mind nüüd siia
komisjoni kutsute, te ei usalda mind, eks ole, siis ma teile midagi ei ütle ja mingid paberid ma teile ei näita. Ma saan aru, Kaja Kallas ikkagi räägib siin enda usaldusest, mida kuritarvitati. Tema usaldas ja lihtsameelset usaldust, lihtsameelse Kaja usaldust kuritarvitati. Mida ta siis usaldas? Mitte midagi ei usaldanud, ta keeldus tükaga andmeid näitamas. Ta väitis, et ta ei saa oma sellele pangakontole ligi, lõpuks ta suure kauplemise peale 17 korda korrutamist, et ta ei tahaks ikkagi aru saada sellest, millest ta tegelikult ei pea üldse aru saama. Et tema, mis iganes panga... Ta ei saanud aru, mis asi on Venemaa, et ta ei saanud aru, et see on terroristlik riik. Ta pidi näitama, millal. Küsiti talt laenulepingut ja lõpuks ta vist suure kauplemise peale selle laenulepingu edastas, aga see ei ole usaldus, vaid see on siis tema kohus, nii-öelda moraalne kohus. See ei ole usalduskomisjon. See on ikkagi nagu mingi järelevalve asutus just. Nii et ei tule tegelikult, see on selline süüdimatu lapse jutt, et tema usaldust, tegelikult miks usalduse rikkumist ei ole juttu. Oitsalu väga hästi tähele pani, et ta mängib pidevalt ohvrit. Temale tehti jälle midagi halba temaga. Tõepoolest selline asi on, aga enne kui lähme sinna Oitsalu teksti juurde, ütleb veel Kallas mitmeid erinevaid asju seal komisjonis ja ütleb näiteks nii, et ma saan väga hästi aru, millega te tegelete, te tahate seda teemat võimalikult kaua üleval hoida, ütles Kallas. Ma saan aru, et täpselt nii see käibki ja see on põhjus, kuna asi ei ole selge, asi on enam kui kahtlane, asi on õudne. Ja kui Kaja Kallas ei saa aru, millest teda süüdistatakse, näiteks milles mina süüdistan Kaja Kallast, ma võin seletada lühidalt. Mina seletan selles, et Venemaa on terroristlik riik, nii, tema on seal kuidagi majanduslikult seda asja jäänud Venemaaga sõja ajal. Mis asi see on nüüd siis? Minule meenub see, kui David Icke sai terrorismi süüdistuse ja teda lastud Euroopa Liitu, siis tema oli 3. järgu terrorist. Hakkasin uurima, mis asi see 3. järgu terrorist on. Tuleb välja, et see ei ole see, kes pomme paneb, see ei ole ka see, kes teeb terroristile mingit transporditeenust, pakub talle öömaja, annab talle raha, teeb vale passi. Ei, see on lihtsalt see, kes pooldab terrorismi, avaldab mingit terrorismi toetavaid seisukohti. Ma küll kahtlen, kas Icke midagi sellist on teinud, lihtsalt oli vaja talle midagi nagu kaela määrida. Siis ega Kaja Kallase kohta ka ei saa öelda, et tema on nüüd terrorist, et ta on pommi pannud. Esimese järgu terrorist ta ei ole. Mina kahtlustan, et ta on teise järgu terrorist. Ta rahastab terrorit. See on sama nagu sa annaksid mingi terroristile peavarju mingi konspiratiivkorteris või teeksid talle mingid muud teenuseid, vale passi näiteks või annaksid talle oma auto või rendiksid talle auto või teeksid midagi sellist. Et mina näen siin väga suurt sallas, et see on teise astme terrorismi kahtlustus praegu. Mina seal ka päris muidugi nõustu, et siin me vaidlesime neile enne saadet umbes tund aega sellel teemal tegelikult, et ma arvan, et see on selline hästi jäme üldistus, ehkki ütleme, see suund tegelikult ei ole nagu selles mõttes lõpuni vale, et mille üle me vaidleme tegelikult on see, et Kaja Kallas tegelikult on ikkagi teatud määral kasu saanud Venemaalt praegu, kus moraalselt ta ise jutlustab seda, eks ole, et Venemaaga koostööd teha ei tohiks. Ta on seda koostööd teinud, ta on sellest kasu saanud. Vähemalt intressi, see ei ole suur kasu ja see on väga kaudne kasu. Aga ikkagi on kasu ja ikkagi on seotud Vene äriga. Ilma Vene ärita seda kasu ei oleks olnud. Nii olen mina ajalehti lugedes aru saanud ja nii on väga paljud sellest aru saanud. Nii et igal juhul ei ole lõpuni ma olen sellega nõus, et see ei ole lõpuni alusetu väide, et see ei ole nii-öelda, ei saa öelda, et see on mõeldamatu. Ja see oleks palju lihtsam aru saada, kui tädi peaminister näiteks pabereid komisjonile. Ta ei näita, ta ei taha näidata. Kui need paberid tõestaksid, ühemõtteliselt lükkaksid ümber need kahtlused, siis oleks selge, et paberid oleks kasulik esitada. Praegu me oleme vastupidises olukorras, kus ta toob mingi lapsiku lallina põhjenduseks, aga kokkuvõtte resultaat on see, et ta ei näita pabereid, ei näita näiteks ka neid pabereid, mis tõestaksid, et ta on olnud partner, mille kohta ühtegi jälge jällegi ei ole. Jällegi, nagu siin äsja oli taaskord inimlik eksimus, kuidas oli tuludeklaratsiooni, jäi märkimata tühi-tähi, et ta Venemaaga on ajanud, see on inimlik eksimus. Nüüd on järjekordne inimlik eksimus, ei ole äriregistriks sissekandeid selle kohta, et ta oleks olnud partner. Ütleme, et kas selle inimese pikas karjääris on midagi muud peale inimlike eksimust? Tekib mul küsimus. Neid peab hoolikalt taga otsima. Neid teistsuguseid asju. Väga vähe neid õnnestunud leida. Selles mõttes ma olen nõus sinuga ka. Vassimist on nii palju. Miks inimene vassib ja valetab? Seal peab olema mingi põhjus. Ja inimesel, kellel on lihtne käega katsutav tõde käeulatuses, ei pea seda tegema, see on suur mugavus. Ma olen sinuga selles mõttes nõus, et see asi siin haiseb igal juhul väga halvasti ja isegi ei tea veel, kui halvasti.
Võib-olla seal on midagi veel hullemat. Seal võib olla midagi hullemat, et ma olen sinuga selles mõttes nõus, et on õige, et tahab opositsioon seda teemat üleval hoida. On selge, et opositsioon tahab peaministri kottida, see on opositsiooni töö, on selge. Ja on ka põhjus. Ja ei pruugi tingimata huvitatud olla opositsioon sellest, et jõuda selle asjaga tõeni, vaid välja arvatud juhul, kui see tõde on sellest, mis seni on välja tulnud palju-palju valusam. Sellisel juhul on opositsioon väga huvitatud tõeni jõudmisest. Aga kui mitte, siis sellisel juhul tahetakse hoida seda teemat võimalikult kaua üleval selleks, et nii-öelda reitingu kahju reformile ja koalitsioonile oleks võimalikult suur. See kõik on õige, ainult et kes tegi, kes on süüdi selles, kes andis selleks võimaluse. Minu meelest Helmed ei ajanud mingit Vene transiidi äri. Ei ole kunagi, ei ole. Ehkki Prigožini pidi vist peegeldama Helmede ka poolt, mitte Kaja Kallase kübaralt, ma saan aru. No, aga seal ei olnud nagu, vist ei olnud fakte, muidu lugu nagu oli, aga fakte ei olnud. Jah. Päris hea lugu oli teine lugeda niimoodi. Aga vale oli. Oli vale, oli välja mõeldis täielik infooperatsioon, aga kogu selle asja juures nüüd me jõuame selle tuumani, mis on ka spekulatiivne, ütleme kohe ära, siin ei ole midagi tegu faktidega, see on spekulatiivne, aga tänaseks on neid erinevaid, seda infot on üsna palju ja vaatame natuke, võtame need asjad kokku, et praegu on niimoodi, et EKRE, enne kõike Mart Helme ikkagi nõuab seda tõendust selle raha päritolu kohta ja oletame korraks, et aga see on ju õigustatud küsimus. On. Aga mis on see kahtlus? Kas on võimalik, et tegemist võiks olla musta rahaga? Et Kaja Kallas tegelikult, et see on põhjus, miks ta varjab, et Kaja Kallasel tegelikult ei ole, kui ta oletame, et ta ei ole olnud, eks ole, partner, mis on tõenäoline praegu. Et kus ta siis sellisel juhul selle raha saanud on, et kas seal on võib-olla mingi päris probleem peidus? Aga võib-olla, kui inimene ei suuda tõestada ja ei taha tõestada, et on raha ausalt teeninud, see peaks olema ju lihtne. Kui inimene pangast võtab laenu, näitab, kus ta oma sissetuleku saab, siis pank võivad, me saame sulle nii palju laenu anda. Et see on standardprotseduur ju. Esitad oma mingisugused sissetulekud. Eks ta on probleem selles mõttes, et süütuse presumptsioon ja ta on läinud nagu üle mõistus, et tänapäeval inimene peab tõesti hakkama oma enda raha puhul sageli tõestama, et ta on selle ausal teel teenimist, iseenesest on teine teema ja tegelikult täiesti juba düstoopia, aga okei. Oletame, kuna meil on praegu arutelu, Kaja Kallas on siiski peaminister, meie sinuga näiteks, meil on teistsugused standardid. Oletame, kui tõenäoline näiteks on see, et tegemist võiks olla musta rahaga, et ma püüan nagu kaardistada, et mis on see probleem, miks Kaja Kallas tegelikult ei käi neid materjale välja, oleks ju lihtne võtta see küsimus maha, teha oponent naerualuseks, palun, näete, siin on, ma ei tea, minu kirjavahetus, ütleme Aare Targaga, kes ütleb meil ju selline diil, kõik näed, kõik te olete teiseks jäänud. Miks ta varjab, miks ta hämab? Miks ei võiks olla tegemist musta rahaga? Kas Eestis ei ole poliitikud kunagi teinud musta äri? Aga kus võiks Kaja Kallasugune, ütleme, tänaseks tundub, et isiklikest ebaõnnestumistest koosneva karjääriga inimene, ega musta raha teenimiseks peab ka olema päris osav. Üks asi väga osav, teine asi, see pead olema õigel positsioonil. Kui sa oled peaminister, siis sa saad seda mõjuvõimu müüa kellele iganes. Näiteks altkäemaksu eest. Altkäemaksu eest, mis võib olla vormistatud, ei tea kuidas ja ükskõik kuidas. Või piltlikult öelda sularaha eest kellegi kolmanda osapoolega, kes... Mitte, et üldiselt maailmas on kombeks, et valitsused, eriti valitsuste ülemine ots, aga siis mingi alamale Jorsile keegi nagu mingit pistist ei pakku, temast ei sõltu midagi, aga ülemine ots millegi pärast kipub täitma Ameerika korraldusi. Ja mina lugesin Makroskoobist ühe Ameerika endise aserahandusministri lugu, ta räägib siis, kuidas, et talle tekkis endal nagu huvi. See oli vana asi Vietnami sõja ajal, Vietnami sõja lõpus, kus ta siis pidi mingid raha asju ajama ja sai mingi suure raha jumala kokku ja küsis, kuule, aga kuidas see on võimalik, et Ameerika nagu saab alati oma tahtmised, kõik riigid teevad seda, mida meie tahame. Vastus oli üks sõna, raha. Need, kes täidavad Ameerika korraldusi, saavad raha, seal oli Boris Johnsoni näide. No see, et kuidagi lühikese poliitilise karjääri jooksul tekkis suur varandus poliitikule. Et me ei saa seda võimalust välistada. Seda juhtub palju, me näeme. Ütleme nii, see ei ole võimatu. See ei ole võimatu. Mina ei pea seda isiklikult tõenäoliseks, aga see ei ole võimatu ja seda ei saa tegelikult selge see, et kõik ei pea ära ostma, osa on ilmselt kompromiteeritud ja saab välja pressida. Võimalusi inimese mõjutamiseks on mitmesugused, aga raha on kõige lihtsam. See töötab väga hästi alati ja me näeme, et maailmas siiski on väga palju riike, kes teevad kõike, mida Ameerika soovib ja ilmselt üritavad neid soove ka silmadest lugeda. See on kasulik. See on üks võimalus, ma ütle, et see on nii, aga see on üks võimalus, mis reaalselt maailmas toimub ja mida usaldusväärne isik, kes on ise sellel alal töötanud, on nagu avaldanud.
Ja minul jälle tekkis siis teine vandenõuteooria, mis on siuke, ütleme, see on ka võimalus. Ehk siis kohe ütleme ära, mõlema teooria puhul on tegemist lihtsalt spekulatsioonide või teoreetiliste võimalustega, aga see, need on tegelikult mõlemad võimalikud tõenäoliselt. Ja kõik võimalused on nii õhus, kuni pabereid ei ole laual ja ma ei näe, kus see raha reaalselt tuli. Et see ei olekski teema, aga nüüd, kui seda laenu antakse siin, eks ole, siis ja tegemist on peaministriga, kes on natuke teises rollis, siis okei. Et minu teooria oli selline, et on selge, et Kaja Kallas tegelikult tahab praegu varjata selle raha päritolu. Järjest rohkem tundub, sest seda oleks lihtne ümber lükata. Et Kaja Kallas andis Novaria Consultile 350 000 ja 20 000 eurot laenu ja põhimõtteliselt ütles, on meedias öelnud seda, et tegelikult tema abikaasaga Arvo Hallikuga ikkagi on neil osaliselt ühine rahakott ja osaliselt erinev, mis tähendab, et osa rahast on ühine. Kust see ühine raha tuleb, on nüüd võtmeküsimus. Me teame, et on olemas Novaria Consult, ettevõtte Novaria Consult, milles on ainukene omanik Arvo Hallik. See aga ei tähenda, et Arvo Hallik on ainukene kasusaaja ettevõttest Novaria Consult, mis on, nagu me teame, valdusfirma. Kuidas saavad abikaasad näiteks omavahel raha vahetada, see on väga lihtne. Näiteks teoorias saab Arvo Hallik, eks ole, võtta piltlikult öeldes Novaria Consultit ühel hetkel välja, ütleme dividendid, maksta lihtsalt ära kõik maksud ja loovutada põhimõtteliselt ka ilma igasuguse lepinguta oma abikaasale teatud hulga raha vastavalt omavahelisele kokkuleppele. Või ka salaja kanda üle arvele või sokutada magamistuppa. No kõik on võimalik, aga ütleme nii, et selle piisab, kui selle aluseks on omavaheline kokkulepe, mis iseenesest on täiesti okei. Oletame nüüd, et tegemist ei ole peaministriga, tegemist on mingisuguse jõuka ettevõtjaga, kellel ongi ettevõte ja kelle rahu ajal tegeleb rahulike riikidega äri ajamisega. No ajab näiteks Lätiga äri ja tema naine on ka pädev ja tubli inimene ja omavaheline tiik, kellest on kasu paljudes asjades ja neil ongi omavahel selline diil, et teeme siis selle tulu nii-öelda pooleks ja kodus see raha ongi nii. Ja samamoodi ka varadega. Ei jõua üksi kulutada. Ja oletame, et ehitatakse maja näiteks. Praegu me teame, et Arvo Hallik ja Kaja Kallas ehitavad maja, et siin on kohe küsimus, kelle omandis maja on. Kas maja on kaasomandis? Kui maja on kaasomandis, järelikult ja Novaria Consultist tuleb raha, on tegelikult Kaja Kallas üks kasusaaja selles ettevõttes. Mina ütlen, asi on veel lihtsam. Isegi kui see maja ei ole ühisomandis, aga inimene reaalselt elab selles majas, siis ta on juba kasusaaja. No kuna nad on abielus, on ta igal juhul kasusaaja, aga selles mõttes, et isegi kui ta ei ole maja omanik, siis lahutuse korral talle ikkagi mõistetakse sellest pool välja. Ta on selles majas ikkagi omanik. Kui ei ole tehtud teistmoodi abielulepingut, aga seda lepingut meil laual ei ole. Meil ei ole. Ja kuhu me selle jutuga tüürin? Minu jutt suundub sinna, et on täiesti võimalik, et tegelikult Kaja Kallas ei ole mitte lihtsalt andnud kellegi ettevõtja Arvo Halliku ettevõttele laenu ja saanud sealt intressitulu, vaid on väga võimalik, et Kaja Kallas on ka Novaria Consultis tegelik kasusaaja, kuid ei ole selleks näiteks, see on siis hüpoteetiline, ei ole selleks näiteks märgitud. Kuid saab kasu mitmel eri viisil, võib saada teoorias kasu näiteks omavahelisel kokkuleppel, peresiseselt võib saada kasu selles, et on kaasomanik näiteks ehitatavas kinnisvaras ja nii edasi. Me ei tea kui seda. On hea abikaasa, kindlasti jagab raha oma abikaasaga. No see tundub tõenäoline, seda enam, et Kaja Kallas on ise palju rõhutanud, et neil on usaldus. Neil on usaldus ja neil on ühine. Kuidagi on ühine, mingi osa. Ja nüüd see arutelu tüürib tegelikult sinna, et see annab üsna sellise tõepärase raamistiku, üsna usutava raamistiku sellele, miks võiks inimene tegelikult hakata totaalselt hämama, sellepärast, et kui ta on tegelik kasusajast sellest ettevõttest, siis esiteks võib sinna hakata ikkagi maksuamet. Teiseks võib hakata mingisugune Riigikogu komisjoni seal huvi tundma, et miks ei ole vormistatud seda kolmandat ja neljandat tegevust. Sealt edasi hakkab mõte minema sinna, et kui ta on tegelik kasusaaja, kui tõenäoline on see, et ta tegelikult ei teadnud mitte midagi, mis seal toimub. No mina ei tea, See on välistatud, võib nii vist öelda, et see ei ole enam tõenäosus, küsimus on välistatud. Kui ta on tegelik kasusaaja, siis ta ei ole osalenud selles Novaria Consulti äritegevuses ja Stark Logistics siis mitte mingisuguse abikaasana, kellel ei on halli aimugi, vaid ta pigem sellisel juhul on kogu aeg olnud selles asjas sees. See on hoopis teine, selles mõttes tegemist on minu meelest täiesti teistsuguse kaaluga sündmusega, kui see, et sa annad laenu, justkui väidad, et ma tegelikult ei teadnud, kuhu see pandi ja hoopis siis tuleb välja, et tegelikult kujutleme ette näiteks, kui ilmneks, et Kaja Kallas... Peaminister ei tea isegi, mis tema enda rahaga toimub. Ja aga kujutame ette, kui tuleks välja... riigi rahast teab. Aga kujutame ette, kui Kaja Kallas tuleb välja praegu uudis, et Kaja Kallas on Stark Logisticsis isiklikult osanik, milline oleks siis nii-öelda selle skandaali nagu
jõud, kui tuleks välja, et ta on avalikkusele kogu aeg valetanud ja mingisugusel viisil on tal nendes ettevõtetes isiklik osalus. Sellepärast, et kui ta on... kui tema isiklik raha on ikkagi ka ääripidi seal äris sees, seal umbes... Aga siis see poleks enam laenurahana, siis see oleks juba nii, et ta järelikult, siis ta on laenanud, tõenäoliselt on ta seda raha pannud sinna sisse varem korduvalt ja hoopis teistmoodi. Kui mul ütleme, taskus on 20 eurost, üks on laenatud, teine ei ole, ma panen sulle lauale, kas sa teed vahet, kump on laenuraha, kump ei ole? Nii peale vaadates ei tee, kuid seal on siiski raha, seal on siiski suur vahe tegelikult, kas sa laenad kellelegi raha või sa investeerid kuhugi raha, see on siis erinevad olulised riskid ja riskidega on seotud konkreetselt isiklik vastutus. Vastutab ikkagi see, kes kannab riskid, eks ole. Kui ma ei tea, kui mina ütleme, annan inimestel laenu, päeva jooksul tuleb 10 inimest, võtavad mult laenu, mind ei pruugi huvitada, kuidas nad selle mulle tagasi maksavad. Minu huvi on tegelikult saada tagasi ainult oma laen. Kui ma investeerin kuhugi, siis minu huvi on teenida kasum, mitte saada tagasi raha. See tähendab, ma võtan hoopis teistsuguse riski, et seal minu jaoks on seal põhimõtteline vahe. Tulemus on ikkagi see, Venemaaga aetakse äri ja Venemaa tapab inimesi ja selle asja on terrorism ja terrorismik riik ja kas on nüüd laenurahaga tapetud inimesed või investeerimisrahaga tapetud inimesed. Mina ei näe suurt vahet, kindlasti seal mingisugune... Minu jaoks on seal oluline vahe. Minu jaoks ei ole. Okay. Tulemus on sama laip. Jääme siin eri meelt. Minu jaoks on vahe selles, et investeeringuga sees olles tähendab, et inimene ajas sisu ise äri. Kui inimene laenus raha, siis ma ei pea õigeks. Mina ei tea, kuhu ma investeerisin, nagu te oma laenmise peale. Ei, investoril on ikkagi üldiselt osalus ja osalusega inimene vastutab nii nagu... Ma ei tea, mis osalus mul seal on. No mina ei tea, mingi osalus jah on kuskil. No see oleks juba jah selline argumentuvad ignorantiam. Sellist juttu ta ju praegu räägib ka, aga see ei imestaks. Sellega ma olen nõus, et kui ilmnekski, et on täiesti osanik ja kogu aeg äris sees, siis ta ütleb, et ma ikkagi ei teadnud ja nii edasi. Millest ta räägib, ma ei saa mitte midagi aru praegu. Aga igal juhul ütleme nii, et ma arvan, et ettevõtlusega seotud inimesed saavad tegelikult praegu sellest vahest suhteliselt hästi aru, et kui selgub, minule selline mulje kipub järjest rohkem jääma tegelikult, et Kallas on võib-olla olnud natukene selle Novaria konsulti asjadega, Arvo Halliku äridega rohkem seotud, kui ta seda avalikult on tunnistanud. See muidugi tähendab seda, et kogu tema senine kaitsetaktika sellisel juhul, kui see hüpotees oleks tõsi, oleks täiesti vale, oleks selge, et ta on mitte lihtsalt valetanud, mis juba niigi tundub, et on kogu aeg valetanud. See on üle mõistuse ja... Aga siis oleks tegemist lihtsalt psühhopaatilise valetamisega juba, süüdimatu valetamisega. Ma arvan, et juba praegu on tegemist psühhopaatilise süüdimatu valetamisega. Ma olen ise telekast näinud, kuidas ta seda teeb. Ma ei oska teistmoodi kirjeldada. Ja võimalik, et siin enam selles mõttes vahet ei olegi, et isegi kui võib-olla jah, et isegi kui ta läheks nüüd veel kaugemale, siis tegelikult on juba ammu mindud üle nii-öelda selle üle selle piiri, mis nüüd peaministrile on sobilik ja mis ei ole. See piir on juba selja taga jäänud, et me oleme jõudnud sellisest absurdi, et kui selgub näiteks, et peaminister ongi tegelikult seal kasusaja, siis enam ei ole vahet, et oli juba niigi nii kaugel. Jah, ma arvan, et see ei muudaks nagu suurt midagi, et see üldmulje on praegu halb, see võib minna veel halvemaks, aga isegi kui ta halvemaks ei lähe, kõik see, mis praegu on olemas, on täiesti piisav, et ta ikkagi võiks rahuliku südamega nüüd tagasi astuda, et üritada oma parteid päästa. Ei, enam ei ole. Sellega ei saa, seda on liiga vähe juba, seda tagasiastamist. Ja Oidsalu on avanud siin veel ühe uue tahu minu meelest, mis ka väärib tähelepanu. Et paneme siin, võtame selle viimase slaidi, eelviimase slaidi, Meelis Oidsalu ja Oidsalu siis avaldas arvamusartikli, kus ta üksipulgi arutas asjad läbi ja osutab mitmele olulisele asjale. Et ehk siis esiteks, tähtis tähelepanek, Kapo kommunikatsioonis või suhtluses avalikkusega Kaja Kallase teemal on selged vastuolud loogikas. Ehk et Kapo on hakanud hämama natukene sarnaselt Kaja Kallasega. Ühel juhul öeldakse ühte, teisel juhul öeldakse teist ja lõpuks enam ei saa aru, kas siis ühtlasi on hakanud Kapo järsku, ehkki ta ütles, et nad näiteks moraalseid hinnanguid ei anna, on hakanud kaitsekõnet pidama kuidagi Kaja Kallasele selgitama, miks võis Kaja Kallas täis julgeoleku kontrolli jama ajada ja mida ta tegelikult võis mõelda. Üks selline näide. Mis panen mõtlema, et miks peaks Kapo sellist asja tegema? Seda võiks endale käest küsima, seda ma ei pea üldse Kapo käest kuulama. Aga miks Kapo peaks õigustama peaministrit? Sellepärast, et peaminister on ise pannud Kapo ülemuse paika. Nii mina olen seda kuskilt lugenud, ma ei tea, kas see nii on. Selline mulje on jäänud. Selline mulje on jäänud, aga siin väga jämetas... on need inimesed seotud omavahel ja tundub, et nad ajavad mingit ühist asja, eriload, värgid, eks ole, kõik. No... Mille moodi see sulle paistab? Kas see oleks kõhtähega sõna?
O on seal sõnaalugusel, siis mitu R-i või? ja R-id tulevad. Aga mingi U on ka. Jah, ongi. See muidugi on ja sellele viitab tegelikult see Oidsalu, ütlen ära, et ta analüüsis on näha, et ta selles tekstis ratsionaalselt nagu võrdleb vastuolusid ja loogikuga vigu kõigepealt Kapo enda poolt, öeldus siis Kallase enda poolt skandaali jooksul räägitud ja analüüsib Kallase taktikat ja lõpuks võrdleb siis Kallas ja Kapo kommunikatsiooni. Ja ütleme niimoodi, et see kokkuvõte ju, mis tuleb jutust välja, Oidsalul on see, et tundub, et Kapo teeb Kallasele katet ja Kallas natuke teeb just Kapolt katet, et see viib sinna. Aga see ju... K-tähega sõna juurde. See on K-tähega sõna. See on K-tähega sõna. Ja on. Ja Oidsalu on edasi mõelnud selle üle veel, et kõik see jätab sellise mulje, et selle komisjoni, kes meil Eestis peaks Kapo ja teiste jõustruktuuride osas nagu silma peal pidama, võiks tegelikult justkui laiali saata, kui neile ei anta nüüd selgeid vastused, aga neile ei ole kunagi antud selgeid vastused siiamaani. Siiamaani küll mitte, jah. EKRE poliitikud on kirjeldanud ja ka Isamaa poliitikud on kirjeldanud näiteks seda, kuidas need kohtumised välja näevad. Ja need on... Saetakse lihtsalt mingit mulli sulle tund aega. Tuleb inimene, kes paneb lauale paar paberit ja räägib selle sama kivinäoga niimoodi, mitte mõttetusi, lihtsalt ütleb, et ärge muretsege, see on nii ja seda ei saa rääkida teile. See müürilehe jutt hakkab. Ja müürilehe juttu räägitakse täpselt poliitikutele. Ja see ongi kogu järelevalve, mis tegelikult praegu on. Ehk et mida Oidsalu minu meelest viitab, on see, et ta ütleb, et ei olegi järelevalvet ja kui tehakse katet, siis ei olegi praegu midagi teha, puudub võimalus tegelikult seda kuidagi nii-öelda järelevalvata või sellest selgust saada. Võibki nii olla, midagi teha ei saagi. Tundub, et need jõustruktuurid on igal pool maailmas nagu kontrolli alt väljunud. Täiesti, ma arvan, et meil on veel asi enam vähem. Kuigi ma ei tea, võib-olla ma olen nagu pimedusega löödud. Kui loed Ameerika uudiseid, seal toimub, see on ikka... Võib-olla see on siin samamoodi. Siin lihtsalt ei kirjutata, Ameerikas kirjutatakse rohkem. Võib-olla asi selles. Võib-olla küll, praegu see Oidsalu ikkagi paneb nüüd tõsiselt mõtlema, et ja. Ja igaüks võib seda materjali ise lugeda, et Oidsalu selles mõttes arutleb need kogu argumentatsioon on arutelus lugeja ette toodud. Et on terve rida erinevaid punkte, mis sellele kõik viitavad. See ei tundu siuke sõge jutt olevat, et ei saa aru. Ei, see jutt on täiesti loogiline ja näited on olemas juures. Selge mõistlik jutt. Selge mõistlik näidetega jutt. Matkus lugu. Ja see siis tähendab, et tegelikult see Kapo ja valitsuse omavaheline katte tegemine ja kui me räägime valitsuse, siis see on väga ebamäärane väljend, mida me selle all silmas peame. Ja tema perekond vähemasti. Ja tundub ju ikkagi, et... Ja mingi tagatuba vist on? No, igal parteil on tagatuba 2-3 meest. Või koalitsiooninõukogu, et mis see kõik... No, näha ju on, et see valitsus nagu ei tee midagi. Parlamendi enamus ju ei liiguta lillegi. Lihtsalt vahivad ja ootavad ja loodavad, et see asi nagu haiseb ära. Ja see on nüüd ilmselt võimatu ja on... No. Loodame, et see on võimatu ja mida rohkem haiseb, seda parem. Kogu see sõlm on siis järjest mõret tekitama. Võib-olla sellest tuleb midagi, kuigi millal siis nii väga on tulnud. Võtame kuidagi probleemistiku, joonistame siin saate lõpuks välja ja siis tõmbame tänased otsad kokku, et meil on hetkel olemas peaminister. Meil oli ju ka väga suur skandaal rahapesuga ja mis sellest siis tuli? Mis sellest siis tuli, ma küsin? No see on suurem, see võib osutuda suuremaks skandaalist kui rahapesuga praegu. Et meil on kõigepealt peaminister, kelle see jutt on kaotanud praegu igasuguse väärtuse tõsiselt võetavuse, kuna ta tõtt ei räägi, see on näha ja ta ei anna ka sisulisi vastuseid. Ja tema tegude ja sõnade vahel ikkagi haigutab jube kuristik, verine kuristik, oleme täpsed. See juures on ta keeldunud tagasi astumast, lihtsalt kasutades seda, et kuna tal formaalne mandaat olemas, rahvas on tema poolt hääletatud, siis temast ei saa lihtsalt. Puudub nagu vahend, kuidas temast lahti saada. Ta lihtsalt, kui ta ütleb ei, siis ei ole vahet, mida meedia kirjutab, mida rahvas arvab. Kuni tal on koalitsioonipartnerite hääled, kuni need tema taga seisavad, seni ta võib peaministrina jätkata. Et siis on järgmine küsimus, et miks koalitsioonipartnerid jätkuvalt seisavad tema selja taga, mis on see põhjus? Ja kui sul on omad juped struktuurides, siis sind ilmselt teise astme terrorismi asjus ka kohtu ette ei viida. See on järgmine asi, mis nüüd sellega siis seostub. Ja Oidsalu olgu veel mainitud, et üks asi veel järeldus, mis ei nimetamata, on see, et Oidsalu pakub, et kogu see asi lõhnab niimoodi, et miks Kapo üldse katet teeb? Võis olla, tundub niimoodi, et Kapol ei olnud udust aimugi tegelikult, millega tegeleb Arvo Hallik. Või kas me räägime ainult Arvo Hallikust? Me ei tea seda. Ja kui Kapol ei olnud mitte udust aimugi sellest tegelikult millega toimus, siis on selge, et see tegelikult on probleem ka selle struktuuri jaoks.
see ei saa nii olla, see ei mahu pähe. Aga see võib nii olla. Tundub praegu niimoodi, et on kahtlused üleval, see võib nii olla ja need kahtlused loodame, et võib-olla mõni asi nüüd nagu ikkagi imbub välja, et meil on ju päris palju siin välja imbunud isegi. Minu meelest siin ei ole üksikuid fakte, siin ikkagi üksteise järel tulevad välja teised, kolmandad, neljandad asjad, võib-olla tuleb veel midagi välja, kuigi ma ei kujuta ette, kuidas. Tundub nii, et siin on veel asju, mis võivad välja tulla ja kõik ei ole veel välja tulnud. Seda siis nii peaministri poolt kui kapo poolt. Et jääme lootusrikkaks. Ja kui need välja tulevad, kas see üldse Eesti riigile hea on, seda me praegu ei tea. Kindlasti ei ole, see ei ole juba praegu hea ja see ei saa paremaks minna mitte mingil kombel. Nii et sellises ummikusse oleme meie siin täna Eesti riigis ja siis Eesti riigi meedias ühtlasi ka jõudnud. See meedia on loomulikult kõige selle poliitikaga lahutamatult seotud. Peab lootma, et see asi ei lähe nii-öelda hapuks ja ei plahvata nagu seisma jäänud pahaks läinud piin. Pigem hästi kui halvasti käitunud, võib-olla isegi enda kohta väga hästi võiks öelda. Et ega see, kuidas Kiidame meediat siin praegu. Jaa, valitsust ei saa küll kuidagi kiita, aga meediat jah. Et sellises keerulises poliitilises kriisis meie meedia tegelikult seal hulgas ka vasak meedia, isegi Delfi ja EPL on ikkagi, ütleme nii, EPL ja Delfi ei ole käinud selles asjas esirinnas, selles on kindlasti olnud pigem Rahvusringhääling, võib-olla on olnud jõud number 1 ja teisena siis Postimees, aga EPL ei ole võtnud sellist poliitilist positsiooni seekord, võib-olla tunnetades, et see on liiga riskantne ja tõde on siin, ütleme, liiga alasti ja on järelsörkijana ka tegelikult jooksnud õiges suunas. Ja isegi Vilja Kiisler tegi täitsa intervjuu, nii et ei olnud nii väga mõnus. Nii et lõpetame selle saate kiidusõnadega tegelikult meediale seal hulgas isegi. See on suur üllatus. Me leidsime vasakmeedia, ütleme, väljaannete ajakirjanikest mingisuguse sellise, kusagilt sealt tagant õrre lõpust leidsime südametunnistuse riismed, kes olid seal oma viimast und läinud magama sinna. Ütleme nii, et üks võimalus, et see on südametunnistuse riismed, teine võimalus, et see on lihtsalt järjekordne kampaania, järjekordne sisse ostetud mingisugune või Stratkomi laadne nagu tegevus. Kolmas võimalus, et see on enese alalhoiu instinkt ja kardetakse, et kui siin hakatakse prääksuma vastupidist info, ütleme, operatsioonide juttu, siis see on liiga ilmne. Kaotatakse tõsiselt võetavus. Ühel hetkel on ka sellest võib liiga palju saada. Eks me näe. Eks me näe. Jätame need sõnad täna selle saate lõpusõnadeks ja nende sõnadega soovime teile head õhtut. Kohtume taas nädala aja pärast. Kohtumiseni.